Kas seade on kiire, kuidas kestab aku ja kumb on mõistlikum, kas iOS või Android? Call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer, all messy and pretty, just making believe. iPhone 7 tuli välja aastal 2016. 2 GB RAM-i, aku on 1960 mAh ning protsessoriks on õuna enda A10. Muidugi on olemas ka mingit teed pidi pritsmekindlus IP67 näol, näpuvälja luger on ees ja ekraan on LCD ja 4,7 tolli. Aga need, kes vähegi midagi tehnikast teavad, mõistavad, et numbrid ei tähenda mitte kui midagi. Seega küsimus jääb, kas aasta 2016 iPhone on mõistlik, kui soovid võib-olla esimest sammu teha õuna ökosüsteemi? iPhone 7 kasutasin ma nüüd veidi üle kuu. Küll aga natuke teistmoodi. Ma korjasin maha kõikvõimalikud sotsmeediumid, e-mailinduse ja nii edasi ja nii edasi. Esimese asjana ma panin kohe tähele, et võrreldes kõikide tänaste lipulaevadega on see maru hea suurusega. Ning see, kuidas asi taskusse mahub, see ei pea olema gangsta-räppar. Küll aga esimene negatiivne asi. Ma sain teada, mis asi on aku ärevus taaskordselt. Kui sa oled suur sotsmeedia hunt ja passid oma TikTokke ja Facebooke ja Instagramme kogu aeg, siis see telefon istub sul kogu aeg seinas. Oh jaa, kahjuks ei saa seda asja ka muud moodi laadida kui ainult juhtmest. Ja isegi kui sa tahad siit mingisuguseid sotsmeediumeid nautida, mõistad sa väga lihtsalt. See ekraan on vanema tüübi LCD ja võrreldes näiteks Samsungi AMOLEDidega, värvid ei ole nii ilusad. Järgmise asjana enamus sotsmeediumeid on täna optimeeritud ikkagi natuke suuremale ekraanile ja kaamera jääb ikkagi tänastele lipulaevadele jõhkralt alla. Minnes kaameratega edasi ei ole kahjuks ka siin ülilaia läätse, et väikest tuba näiteks ühele pildile mahutada ja õhtuti ja öösiti sellega ei tee üldse pilti. Võrreldes näiteks Huawei või Samsungiga või siis isegi kõige uuemate iPhone'idega. See RAM-i vähesus 2 giga annab eriti hästi tunda, kui sa üritad näiteks uudiseid lugeda, leiad mingisuguse kihvti loo, teed endale väikse screenshoti, mõtled, et teeks väiksed märkmed ja kui sa lähed tagasi oma uudistäppi, on see sinu avatud uudis kadunud. Aga kõik ei ole negatiivne. See 3 aastat vana iPhone jooksutab kõige uuemat iOS-i. Tal on täpselt samasugused kellad ja viled nagu kõikidel tänastel lipulaevadel. Näiteks AirDrop, siis on sul võimalik väga täpset statistikat saada, mida sa oma telefonis teed, ehk siis ekraani aja, kõik võimalikud numbrid. Ja üleüldiselt aplikatsioonid on väga stabiilsed, et sellist hullumeelset kokkujooksmist nagu mõnel teisel tootjal siin ei ole. Üks asi, milles õun on ikkagi absoluutne tippude tipp, on see tervik niinimetatud ökosüsteem. Failide liigutamiseks on sul AirDrop, mis töötab iseenesest, sõnumineerimiseks inimestega iMessage, kogu töö sa teed ära iWorkiga, kus inimestega suhtlemine ja informatsiooni jagamine käib samamoodi ühe klõpsuga. Kõik asjad lihtsalt toimivad. Küll aga on olemas nendele kõikidele asjadele alternatiivid. Lihtsalt nende alternatiivide häda on see, et sa pead eraldi tarkvara tõmbama. iWorki saad ära teha näiteks Google Docsiga, iMessage'i võid asendada WhatsAppi või Telegramiga ja nii edasi. Nii et kokkuvõtvalt kõik asjad töötavad kohe. Karbist välja ja iseenesest ei pea sa mitte midagi kolmandat kuskilt alla tõmbama. Akueluiga, ma ei tea, kuidas seda viisekalt öelda, see on saast. Olgugi, et ta on 85%, ta on ikkagi saast. Kui sa oled siuke kõva sotsmeedia hunt, nagu ma ennist juba ütlesin, ehk siis kui sa kasutad oma telefoni natukene rohkem kui mina, ta on sul kogu aeg seinas, mitte midagi ei ole teha. Aplikatsioonide avamise kiirus on mõistlik, aga kindlasti mitte võrreldav tänaste lipulaevadega. Siinkohal ma pikalt ei peatu. Ma olen mõlemat platvormi kasutanud väga palju. iOS eeliseks on väga pikk aeg, kui sa saad oma telefonile või iPadile või arvutile kõige värskemat uuendust, 4–5 aastat. Ja tervikuna see ökosüsteem on fantastiline. Kui sul on iPhone, iPad, MacBook, iMac, mis iganes, see, kuidas need kõik asjad omavahel koos suhtlevad ja toimivad, see on midagi, mida ma tahaks näha ka teistel tootjatel. Androidi eeliseks on seadme valik.
sa võid osta endale iPhone'i, mis hakkab seal, ütleme, 400–500 eurost. Android hakkab 50 eurost. Lõpeb muidugi tuhandetega, aga see valik on meeletult suur. Teine asi on see, et iPhone on iPhone. Sa saad selle, mis seal karbis on. Androidi puhul saad teha väga täpse valiku. Kui sul on vaja FLIR-kaamerat, palun, see on olemas, me oleme isegi sellest episoodi teinud. Kui sul on vaja kaamerat, mis oskab zoomida 50-kordselt, ka see on olemas. Kumba sina eelistad? Jäta kommentaar alla, kas sa eelistad Androidi või sa eelistad iPhone'i. Miks? Mida ei oska vastasleer teha, mida sinu valik oskab? Jäta kommentaar alla. Minu isiklik arvamus on see, et täna enam ei ole vahet. Ja kellegi lambaks või vaeseks sõimamine tänu sellele, mis platvormi ta valib, see näitab lihtsalt sinu enda isiklikku ebakindlust. Mina isiklikult ei soovitaks enam osta 3+ aastat vana iPhone'i, eriti 400+ euro eest. Juhul, kui sulle keegi pakub 200 euro eest natuke kasutatud ja pikk akueluiga ei ole sinu jaoks oluline, anna minna. Nüüd juhul, kui sa soovid teha esimest sammu Apple'i ökosüsteemi, siis iPhone 7 ei ole see. Pane paarkümmend eurot juurde, osta iPhone 8. Sa saad juhtmevaba laadimise ja ikkagi oluliselt uuema seadme. Ole hea, vajuta subscribe nuppu ja pane meile like, et me teaksime, et just sulle selline sisu meeldib. Kui sulle see sisu ei meeldi või on sul midagi muud öelda, jäta kommentaar alla. Aitäh!